Tere tulemast, Maret. Täna on meil siis külas inimene, kes tegeleb meil aeglase ettevõtlusega ja mis see siis tähendab, sellest räägime natukene siis lähemalt. Tere tulemast, Maret, meie podcasti. Tere, rõõm siin olla. Öeldakse, et ettevõtjaks sünnitakse. Mis sina sellest arvad? Ma arvan, et võib olla erinevaid näiteid. Ma arvan, et ettevõtjaks ma võib-olla otseselt ei ole sündinud, aga selline ettevõtlikkus on minus kindlasti nagu loomupäraselt ka olemas. Aga et see nagu ettevõtjaks saamine, see ikka, ma arvan, et tuleb läbi sellise kogemuse ja samas mul on ka see taust, et ma olen lisaks psühholoogiale õppinud siis ka Mainoris, et Eesti ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja täitsa turismiettevõtlust, et siis sealt on ka see 3-aastane baas ettevõtlusest, aga kindlasti praegu ka iga päev õpin ikka. Väga äge, aga räägi siis ka natukene tõesti lähemalt, et juba nüüd jõudsidki rääkida, et oled õppinud turismiettevõtlust, et kas see siis oli sinu jaoks hüppelaud siis minna edasi ettevõtlusesse, kuidas on olnud sinu teekond enne, kui sa alustasid oma ettevõtlusega siis lihtsalt rahulikult ja ka sul on ka podcast, aega on? Jaa, kust siis alustada? Võib-olla see hariduse aspekt on isegi hea korra ette võtta, kui ta siin juba läbi käis, et gümnaasiumi ajal ma kindlasti mõtlesin juba seda, et tahaks turismi õppima minna ja ma käisin tudengivarjuks ja kuidagi jäi siuke tunne, et võib-olla see ei ole piisavalt ambitsioonikas või mis iganes on ju. Ja siis, aga ma teadsin, et ma tahan midagi inimestega ikkagi teha ja läksin õppima psühholoogiat. Aasta võtsin vahele veel mõtlemist ka muidugi. Ja siis õppisin selle psühholoogia baka ära, et lihtsalt inimestest paremini aru saada, et kuidas siis manageerida inimestega ja siis oli siuke tunne, et tegelikult ma ikka tahan seda turismi ka õppida. Ja siis Mainoris läksin kõrgharidusse, rakenduskõrgi ja igati rahul selle valikuga ka mõlemaga ja tollel hetkel hästi palju tekkis seda küsimust, et kuidas nagu psühholoogia ja selline ettevõtlus, et nii suur hüpe on ju, et mis asja. Aga no nüüd eriti ma näen, kui sarnased on need on ju, et tol hetkel ma sain ka aru, et mõlemad on heaoluga seotud, aga kui ma praegu põhiliselt koolitangi puhkamisest, siis see tulebki ju nii nagu hästi see nagu turismi pool kokku ja psühholoogia pool, et see on nagu päris mõnus taust seal ja siis õppisin turismiettevõtluse ära, töötasin natukene aega ja siis tekkis selline tunne, et aga et tegelikult ma tahan inimesi rohkem aidata ja nüüd 2 aastat tagasi läksin siis magistrisse psühholoogias ja nüüd umbes tänase päeva seisuga saan öelda, et see magistrikraad on nagu olemas taskus. No palju õnne, ma just kuulsin ka, et saidki selle just eile siis, eks ole? Eile sain teada, et on hinne olemas ja ainepunktid koos ja kõik selles mõttes hästi jah. Et siuke hariduse poole pealt. Aga sel ajal, kui sa oled õppinud, et juba alustasid ka tegelikult siis ju ettevõtlusega ja tundub siis, nagu ise ka räägid, et siis, et sulle on lähedane inimese heaolu. Kuidas sa siis selle sidusid, et miks just see temaatika ja ettevõtlus, et tänapäeva maailmas ma mõtlen, et ongi tõepoolest, et tänapäeva stressid ja inimeste läbipõlemised ja kogu see on nagu väga aktuaalne, et selles suhtes see on nagu, sa oled nagu väga õiges nagu, või väga õiget asja teed, et väga vajalik asi. Ja saab jällegi minna natukene ajast tagasi, ehk siis kui ma bakas õppisin, siis ma läksin ka esialgu noorte tööhõive suunale tööle ja tegelesingi siis noorsootöös just nende kõige aktiivsemate noortega ja sealt tekkis see tunnetus, et kust saavad nemad seda infot, et me ei saa ainult nagu kiirustada ja muretseda selle pärast, et mis meist siis elus saab. Et selleks, et siis olla edukas, et selleks on ju tegelikult ka sellist puhkust või sellist pausi vaja, et oma potentsiaali siis realiseerida. Et sealt tekkis siis selline teatav mure noorte ja meie sellise inforuumi pärast. Ja siis 2019
ma olin ka tudengiorganisatsioonis, siis mu poole pöörduti, et kas sa tahaksid tulla teha psühholoogia teemal meil suveülikooli koolitused. Jah, sest ma olin ka juba koolituse suunal siis seal tudengiorganisatsioonis toimetanud. Ja siis mul oli hästi kindel suund, et mis me tegema hakkame, et tuleb see puhkamise aeglustamise teema, avastasin aeglase elustiili liikumise ja siis tegelikult kevadel tuli on ju koroona, ehk siis seda suveülikooli, kus ma pidin koolitama, ei toimunud ja meil olid mingid projektirahad saadud, nii et siis sündis aeglane taskuhääling, mida sa juba korraks mainisid. Ja see läks ootamatult hästi peale inimestele ja levis hästi. Ja siis ta hobi korras on nüüd siis 4 aastat meil toiminud. Ja sealt mingi hetk tekkis see tunne, tegelikult see oligi siis, kui ma magistrisse läksin, et siis tekkis see tunne, et okei, et ma võtan nagu palgatöö kõrvalt ära ja siis toimetangi puhtalt sellele aeglustamise teemadega. Mul tekkis vahepeal, tere ka, ma olen siin see vaikne kuulaja olnud pool aega, aga mul tekkis üks küsimus seoses selle turismindusega ja siis sa läksid psühholoogiasse ja siis tekkis üle selle selline suund sul, kus sa tajusid kõige rohkem nagu vajalikuks rääkida puhkamisest. Et turismindus on väga sagedasti tavaliselt seotud, ütleme, klienditeenindusega, hästi rutakate otsustega, hooajalisusega, et kas sa ise nagu nägid oma kogemuse pealt, et kas sa oled kunagi töötanud selles vallas, et sa said aru, kuidas on vajalik see aja maha võtmine või et, kus ma küsin sult siis niimoodi, et kas see turismindus ja täna siis see lihtsalt rahulikult tegemine, kus kohas need kahte maailma ühendada? Ja hästi oluline küsimus on, et kas me räägime kliendi vaatest või siis sellest teenusepakkuja vaatest, on ju. Et see on hea, et justkui, et me pakume sellele kliendile ju seda, et tema saaks rahulikult võtta ja nautida seda hetke, aga sageli need, kes teenust pakuvad, ise jooksevad ringi ja ma arvan, et siin on palju mõtlemiskohta tegelikult teenusepakkujatele. Et kuidas hoida ka oma töötajaid nõnda, et tegelikult kliendid ka saaks rahulikult võtta, sest mingites kohtades, kus ma käin, ma ise kogen ka seda, et endal on nagu halb rahulikult võtta, kui sa näed, et teine inimene on nagu nii üle kurnatud ja koormatud ja ta tegelikult tahab sust ruttu lahti saada, et laud vabastada, et siuksed kogemused on pigem nagu need kehvad näited. Turismis, mis ma ise töötasin, oli muuseumis, mis natukene on nagu teistsuguse rütmiga, ma pigem ütleks, aga kindlasti jah, et näen väga hästi seda muret tegelikult, et ka turismisektoris need inimesed, kes seda teenust pakuvad, peaksid paremini leidma neid viise, kuidas siis rahulikult seda ettevõtlust võtta. Ma mõtlen praegu samal ajal, kui sa rääkisid, et tegelikult on see mõningal määral on see hakanud nagu ellu ka tulema, see, et võetakse rahulikumalt ja nagu selliste ekstreemsusteni välja. Ma tean, et Eestis vist veel ei ole, aga ma tean, et Norras ja Skandinaavias üleüldiselt on ka selliseid kohti, kus ongi näiteks klient viskab siis, või tähendab teenindaja viskab kliendi näiteks välja ja ta ei keeldub teenindamast ja isegi kuni selle ekstreemsuseni välja, et on halva teeninduse need restoranid ja mingi siuke, mis on nagu naljaga üle võlli keeratud, et tegelikult, et nagu kuidagi ise ka olla või nagu mõistuslikum ja rahulikum inimestega, kes teevad sellist tööd, kus tempo nagu kisub üle pea. Aga ma mõtlengi, et need kaks asja tegelikult näiliselt on hästi kauged üksteisest, aga samas jälle väga, väga tihedalt ka seotud, et läbipõlemine tuleb sellest ju, et üle kiirustada. Ehk siis kas see sinu psühholoogia õpingud suunasid sind selleni, et siis aru saada, et kuidas, ma ei tea, näiteks aju töötab, kui sa oled nagu üle põlenud, et kuidas ta näiteks friisib ajas ära, et külmub on ju, ei suuda, hangud kuskil, et kust kohast tuli see seos sinu jaoks? Mul on mitu mõtet. Ma alustan sellest, et ma pigem kõigepealt korrigeerin seda, et miks läbipõlemine tekib, on pigem nagu see, et see ei pruugi otseselt kiirustamisega seotud olla, et ka kiirustada saab niimoodi, et kõik on hästi. Küsimus on selles, et kas sinna vahele tekivad need pausid, kus keha saab lõõgastuda, et läbipõlemine tekib sellest pigem, et see stress on nagu kehvasti maandatud või et ei teki seda lõõgastushetke sinna vahele. Mis on jällegi põnev, on see, et see läbipõlemise teema minu jaoks tuligi jällegi seal samas tudengiorganisatsioonis AEG, kui ma õppisin
Bakas oli siis mingi läbipõlemise teemaline plokk ja see tundus nagu hästi kasulik, mis ma nägin, et minu sõpradele siis seal organisatsioonis võiks kasulik olla, aga samas ma ise olen hästi selline aktiivõppe usku inimene, et siis mul kohe tekkis mõte, et aga kuidas saaks seda sama asja anda nagu mõjusamalt edasi ja siis ma tegin 2017 tudengiorganisatsioonis lihtsalt oma sellele väiksele kogukonnale koolituse sel teemal. Ja siis tegelikult see on see, mis nüüd 7 aastat hiljem on nagu üks mu põhikoolitusi, on ju, et üsna sama asja pealt lähen edasi, ma olen seda sama teenust täiendanud, aga väga laias laastus on sama asi, mis ma tol hetkel tegin ja sel hetkel ma veel ei jõudnud ju tegelikult nende aeglustamise teemadeni üldse nagu niimoodi mõelda, et siis see lihtsalt on kujunenud kuidagi nõnda, et see sama asi kannab veel. Aga räägi ka, et see aeglane elustiil, millest ma täna ka tutvustuses mainisin, et kes veel ei saa täpselt aru, et mis see üldse tähendab. Et mina ei saa aru, mis see tähendab. Ma tean, mis asi on slow food näiteks või kõik need, kuidas ma ütlen, mingid tooted, eks ju, on ka, eks ju, võimalik kasvatada toitu, teha, valmistada, aga mis on aeglane eluviis? Siis sa oled juba päris heal tasemel, sest et selline slow movement, eesti keeles võime öelda aeglase elustiili liikumine, see tegelikult kõik saigi alguse siis aeglase toidu liikumisest, mis siis justkui soovis seda, on ju, et toit oleks rohkem kohalik, oleks selline aeglaselt valmistatud, et hoida nii siis meie seda looduskeskkonda kui ka iseennast, kui ka tootjaid, on ju, kes kohati siis seal massitootmises peavad erinevate mürkidega koos toimetama. Ja et siis säiliks see kohalik nagu pärand, et austatakse seda, mis meil kohapeal on olemas, on ju, ja siis loomulikult ka see aeglaselt nautimine, on ju, et see on see, kust see alguse on saanud, aga nüüd see liikumine on levinud 30+ vähemalt erinevates valdkondades, mis on kõik väga huvitavad, mida üldiselt siis ühendab see nagu põhimõte, et kvaliteet enne kvantiteeti ja et võtta nagu rahulikult, et seda kvaliteeti siis justkui saavutada. Et võib-olla jah, et sa mainisid aeglast toitu, aeglane mood on ilmselt hästi tuntud, aga no ja aeglane ettevõtlus täna meil on siin ilusti laual, on ju. Ja tõesti, ma ei tea, aeglane seks, aeglane mängurlus, aeglased koerad, et aeglane fotograafia, et ma võingi siin neid nimetama jääda ja nagu osad on siuksed üsna üllatavad ka, et vot mis asja, et siuksed asjad ka siin, jah, aga et põhimõte on ikkagi see, et ta oleks jätkusuutlik nii siis nagu inimese heaolule kui ka meie keskkonnale. Kas siis sina peamiselt keskendud siis inimese aeglasele, kas ma võin niimoodi öelda, et see on põhimõtteliselt siis aeglane eluviis üleüldiselt, et kuidas sa elad, et see oleks selline hästi, ma lahutan selle sõna nüüd ära, enesekeskne, mitte vastupidi, et egoistlik, vaid see ongi, et ma endast lähtuvalt, et kui mul on vaja puhata, siis ma puhkan, kui ma tõmban pausi, siis ma teen selle pausi päriselt ka. Et kas see on see, et sa hakkad tihedamini võib-olla isegi ei ütlema, kui sa ütled jaa ja sa hakkad enda jaoks nagu aega võtma, et kas sa räägid nagu eluviisist või stiilist kui sellisest siis? Ja ma arvan, et võib öelda küll ja et lõpuks tegelikult, kuigi need tunduvad erinevad asjad, siis ma arvan, et väga hästi tuleb ka see nagu aeglane nii-öelda enda ajajuhtimine kokku ka sellega, et mida ma tarbin, on ju, et aeglane toit on ju, aeglane mood, et tegelikult ma tunnen oma näitel küll, et tegelikult need on väga hästi ka kooskõlas, et kui ma ei tarbi igasuguseid asju üle, siis mul on hästi palju lihtsam ka elada aeglase elustiiliga ja võib-olla ma ei pea töötama nii palju kui mõni teine, kelle jaoks on hästi oluline, et oleks need viimased vidinad kõik sellised hästi modernsed ja standardite pealt, on ju, et mingi selline vabadus on seal küll. Kas ma võin sult küsida sellise isiklikuma küsimuse, et kuidas sa nägid, et selline eluviis, kas see algas, ma küsin siis pigem niipidi, kas sa harrastasid? Ei. Kas sa elasid sellist eluviisi enne oma ettevõtmisi või sa märkasid, et su ettevõtmised õnnestuvad siis paremini, kui sa rakendad seda eluviisi?
No kindlasti mingi selline nagu keskkonnahoidlik elustiil on kodust kaasa tulnud, aga eks nagu järjest õpib juurde selles osas ja siis kuidagi jah, et kui ma selle kontseptsiooni avastasin, et siis nagu mingid pusletükid tulid minu jaoks kokku, et kindlasti see mingil määral oli minus olemas ja samas tegelikult ka mingil määral ta nagu vastukaalustas siis mingeid väljakutseid, on ju. Et tööd teha tegelikult on mulle meeldinud või siuke nagu eneseareng, on ju, võib-olla see, et mul on siin nüüd mitu kraadi, on ju, näitab ka seda, et tegelikult mulle meeldib nagu kuskile püüelda, aga et samal ajal see nagu aeglane elustiil aitab hoida seda nagu balanssi selles, et jah, kuidagi tasakaalustab. Kas see aeglane elustiil niimoodi kuidagi hästi praktiliselt, kas sa siis tahad pigem öelda jah, et nagu, no sa mainisid ka, et võtta neid pause, eks ole, ehk siis selliseid kvaliteetseid pause. Võib-olla sa saaksid meie kuulajatele anda ka mingeid praktilisi võib-olla soovitusi, et kuidas see üks sinu ettevõtja päev võiks siis kuidagi välja näha, et niimoodi hästi laialt, et mida see siis tähendab? Ja kindlasti hästi sõltubki siis päevast, et kui palju on näiteks, ma ei tea, kokku lepitud kohtumisi. Ütle mingi hästi kiire päev on nagu tõesti, no sa hommikul ärkad üles ja mõtled, issand, nagu kuidas ma täna sa nagu üle elan lihtsalt. No siis ilmselt ongi, et on see, et on nagu mitu kohtumist, et enamasti kui kohtumisi on vähem, siis on nagu siuke kuidagi paindlikum ja rahulikum tunne ka. Aga et selline tunne pigem tekib siis, kui on nagu mitu kohtumist ja nende kohtumiste vahel on sellised ajad, et võib-olla ei jõua ka neid nagu järeltegevusi ja eeltegevusi nii põhjalikult teha, et siis võib selline tunne rohkem tekkida, jah. Aga et siis pigem ongi, et kui üks päev on kiire, siis ma pigem vaatan juba nagu, ma ei tea, nädala perspektiivis või niimoodi, et kus tekib mul see puhver, et siis jälle nagu maandada natukene ja rahulikult võtta. Tähendab, ma tulen mingi teise laine pealt üldse praegu, ma lihtsalt korra katkestan selles mõttes, selle mõttelen ka, aga väga sarnasest valdkonnast küsin edasi. Et ettevõtlus kui selline, minu jaoks on sageli see, et kui ma teen oma neid päevi või koostan enda nimekirju või tahangi, mina olen ka hästi selline aktiivne inimene, et väga pikalt oli mul väga raske aru saada, kuidas inimesed läbi põlevad, sest või näiteks väljaspoolt tagasisidena, et kuidas sa jaksad. Et aga vaata, sa ei saa kirjeldada sellist olukorda inimesele, kellel ei tundus üldse mingisugune pingutus. Et mulle meeldibki sahmida, mulle meeldib see eluviis, aga mõnes mõttes ma nagu tunnen, et ma samastun selle aeglase eluviisiga ka, sest ma olen maksimaalne nautleja. Et ma oskan ka nagu tohutult enda graafiku täiesti tühjaks teha, ilma et ma mitte kellegile teada annaks. Et mulle tundub, et seal taga on nagu kerge siuke kavalus enda suhtes ka. Et ütleme, kui sa ei ole tähelepanelikult enda mingit tegemisi nagu kokku pannud, ütleme nädala lõikes või päeva lõikes, eks ju, et siis sa ju tegelikult lased endale mõnes mõttes jalga. Ma saan aru, et näiteks palgatööl on seda raskem teha, aga mida rohkem sa hakkad oma elu kuidagi, pahan öelda, elama, aga võib-olla rohkem oma elu sättima, siis tekivad need võimalused, et tekitada ruumi juurde enda tempoks. Et ma tahangi jõuda oma küsimuseni, et kas sa näed, et seal on nagu siuke seos, et sa oled tõesti mitu kraadi on ju, aga samas aeglane eluviis, eks ju, et kas see ettevõtlus tunduski sinu jaoks see, et ma saan olla ettevõtlik ja käia koolis ja toimetada, ent samas jälle ettevõtlus kui selline hirmutab tihti inimesi sellepärast ka, et ta on liiga aktiivne tegevus. Et kas siis üle selle sa tahtsid nagu neid kahte kuidagi case study'na teha, et nagu, et see on võimalik või? Kindlasti, kui ma nagu ettevõtluse kui sellise peale mõtlen, siis see oli minu jaoks kuidagi nagu juba varem selline viis, kuidas siis nagu luua teenuseid, kus ma saan töötada täpselt selle asjaga, mis nagu toob kokku selle minu nii-öelda ikigai, kui teate seda kontseptsiooni, et ehk siis see, milles ma olen tugev, see, mida maailm vajab, see, milles ma olen siis hea ja see, mis tooks ka raha sisse, et just, et saaks iga päev teha põhimõtteliselt seda, mis mulle kõige paremini sobib, on ju. Et sealt see kindlasti tuli. Ja et siuke kooliga paralleelselt minek ka, ma arvan, et mõnes mõttes maandas seda riski just, on ju,
et ma sain nagu ennast täiendada täpselt selles valdkonnas, mida ma ettevõtluses arendada tahan. Aga teisalt jah, et mingi puhvri pakub on ju ikkagi sellega, et ravikindlustused ja asjad on olemas. Ja kas sa näed, et see näiteks psühholoogia õppimine aitas su ettevõtlusele ka kaasa, et selles mõttes, kas sa läksid selle järgi õppima või et märkad sa ise ka, et mille pealt see impulss sul rohkem tuli? Ja seal oli mitu asja kindlasti, aga üks nendest kindlasti oli see, et ma tundsin, et ma ettevõtetele koolituse kõrvale pakkumisel lisaks tahaks siis ikkagi üks-ühele nõustamist ka pakkuda. Et see oli seal oluline, pluss mul tegelikult võib-olla natuke harukordne on ju, aga et ma läksin ka ülikooli selle mõttega, et ma päriselt tahan seda magistritööd teha, millest nüüd hetkel võib-olla mul lõpuks sai natuke kopp ette on ju, aga et selles mõttes ikkagi nagu, et mul oli mingi kindel asi, millele ma nägin, et teaduses ei ole vastust ja ma tahan seda vastust saada, et selline väike aspekt ka juurde. Palun räägi lähemalt, millele sa siis vastust otsisid? Ühesõnaga ma uurisin tudengite elutempot ja emotsionaalset enesetunnet, ehk siis varem oli uuritud seda, kuidas elutempo on seotud heaoluga ja seal olid nagu väga erinevad tulemused, ehk siis selles ei olnud selgust, aga veel vähem oli nagu selgust sellega, et kuidas on elutempo seotud teiste selliste emotsionaalse enesetunde probleemidega nagu depressioon, ärevus, vaimne kurnatus ja siis sinna nüanssidesse rohkem sisse läksingi. Ilmnes, et tudengitel siis oli ärevus ja elutempo seotud, siis depressiivsus ja heaolu näiteks ei olnud ja vaimne kurnatus ka ei olnud, aga siin tasub hästi ettevaatlik olla sellega, et mida ka nagu sellest teooria poolest välja tuli, et ongi, et nagu sa ka välja tõid, et erinevad inimesed võivad seda väga erinevalt kogeda, et kes tuleb selle kiire elutempoga toime, kes hoopis naudib seda, et see võib väga erinev olla. Ma tahan lihtsalt minu enda uudishimust, palun selgita, mis vahe on vaimsel kurmatusel, ärevusel ja depressioonil ja kuidas inimene üldse märkab seda, et mina näiteks kindla peale olen olnud lapsepõlves väga tugevas depressioonis, aga täna ma näen, et mul võib olla pigem vaimne kurnatus. Kui ma mõtlen selle peale, siis mul ei ole sellist friisimise hetke, vaid ta on selline, et appi, ma nagu, kõik see asi on liiga palju. Ja kas see nagu just värskelt selle paja kõrvalt tulles, et kuidas inimene saab eristada enda jaoks seda? See ongi kohati päris keeruline, sellepärast, et nad nagu tulevadki väga tihti koos või et aru saada, et kumb siis enne oli, kumb oli pärast ja mis see nagu põhiline on. Et see ongi keeruline, sest et mõned need sümptomid ongi sarnased. Aga laies laastus ma arvan, et meie kuulaja, kui ta tunneb, et talle mingi asi häirib, siis tegelikult ta ei peagi muretsema, et mis mul täpselt on, vaid et selle jaoks on meil perearstid ja psühhiaatrid, et ma arvan, et sellesse ei ole mõtet siin nüanssidesse niivõrd laskuda. Okei, aga mul see vaimne kurnatus lihtsalt käis pirn nagu pea peal nagu põlema, et kas see vaimne kurnatus siis pigem ongi selline kuidagi, inglise keeles on overwhelming, kas ta eesti keeles võib olla sama, et on nagu liiga palju või selline kõike on impulsside näol liiga intensiivne näiteks. Ta on jah nagu siuke, et nagu töövõime laias laastus on ju väheneb, et raskem on keskenduda ja nagu sooritada ja selline nagu jah, energia nagu alanemine peamiselt. Väga huvitav teema. Aga jõudes tagasi, ma tahan tegelikult natuke tagasi siia ettevõtluse peale just tulla, et kui sina märkad näiteks neid inimesi, tähendab, hakkame siit pidi pihta, milliseid koolitusi sa pakud, et millega tegeleb siis sinu ettevõte? Ehk siis nagu mainitud, läbipõlemise koolitus on väga populaarne, mis on isegi veel lahedam, on puhkamise koolitus just sellepärast, et inimesed sageli mõtlevad, et mida mul on õppida puhkamisest, et see on ju nagu lihtsalt olemine. Kui nad selle 1,5 tundi, mis ei ole üldse pikk aeg, koolituse läbi teevad, siis nad saavad aru, et ma ei teadnud, kuidas puhata või et on mingid siuksed nagu mingid detailid, mille peale ei oska nagu ise võib-olla niivõrd mõelda.
Jah, ja siis on erinevad ajajuhtimisega seotud asjad ja nipet-näpet veel koolitustena. Mis on hästi lahe, 2 aastat teen, on selline asi nagu kasutusretked, mis on just võib-olla need teenused, mis ma mainisin, et enda kõikide tugevuste kombinatsioon. Ehk siis lähme metsa, enamasti siukse väikse grupiga, maksimum on praegu olnud 25 inimest kollektiivid, aga et laias laastus teeme sellise jalutava töötoa, kus siis sarnastel teemadel arutame, et väikeste teooriaampsudega vaheldumisi siis jalutades inimesed saavad iseenda kogemusi mõtestada. Et see on väga lahe teenus. Ise ka naudin ja siis loomulikult see üks-ühele nõustamine indiviididel on ju. Kõlab väga hästi see kasutusretk, et aga minna tagasi sinna puhkamise juurde, et ütlesid, et paljud nagu teevad siis, et ütlevad, et tuleb välja, et ma ei teadnudki, et ma ei tea, et kas sa tahad natuke spill the beans, et mis see siis see puhkamine siis on, et mis inimesi kõige rohkem üllatab? No hästi sage on see, et inimesed on välja mõelnud, et mis on nende põhipuhkamise tegevus, et kui ma ka alustan neid koolitusi vahel sellega, et mis on puhkus sinu jaoks, siis mul hakatakse loetlema tegevusi, mitte seda nagu, et mis see puhkus iseenesest nagu, mis selle eesmärk on või muud sellist on ju. Et pigem öeldakse seda, et kellega puhatakse või mida tehakse. Aga et siis nagu end päriselt välja puhata, siis on hästi oluline aru saada seda, et mis on nagu mind hetkel praegu väsitanud. Et siis nagu vastukaalustada justkui seda, et kui me siin olen näiteks hästi palju suhelnud inimestega ja iseendast nii palju välja andnud, on ju, et siis on see puhketegevus ilmselt midagi, kus ma saan nagu üksinda olla. Võib-olla kui mind on hoopis väsitanud see, et ma teen natukene nagu sükest vähetähenduslikku tööd või ma ei tunne, et mu nagu ümber olevate inimestega tekiks selline nagu hea kuuluvustunne, siis võib-olla mul on just vaja nagu kohtuda nende inimestega, kes mu patareisid laevavad, on ju, et just see, et mitte, et me nagu eluaeg peame samamoodi puhkama, vaid et hästi nagu hetkepõhiselt iseennast analüüsida, et mida ma praegu vajan. Et ongi nagu leida see tasakaal ja siis ongi, et mis on see vastukaal, et nii-öelda, et leida see punkt ülesse. Jah, mis on võib-olla ühed suurimad müüdid, mis sa oled kuidagi täheldanud, et mis on puhkamine, mis inimestel liigub? Ma ei tea, kas seal nagu isegi või no ja see nagu, et diivanil lösutamine ilmselt nagu on üks asi on ju, et puhkamine on see, et kui ma lösutan, aga et siis inimesed ütlevad, et ma ei oska nagu lihtsalt puhata, vaata, et aga võib-olla ongi vaata see, et sa töötad, ma ei tea, 8 tundi päevas seal kontoris ja sa oledki kogu aeg passiivne, siis ilmselgelt su keha tegelikult tahabki liikuda ja seda aktiivset puhkust, aga siis inimesed mõtlevad, et see on vale, kui ma nüüd seal diivanil ka ei lösuta, vaid kogu aeg ringi jooksen, on ju, et tegelikult võib-olla just seda ongi praegu vaja. Mulle just tekkis üks analoog, mis ma kuskil mälusopis tuli praegu, et mul üks väga hea sõber on öelnud kunagi, et ma arvan, et me kriminaliseerime või isegi natukene paisutame üle selliste asjadega, et me oleme kõigest kogu aeg millestki sõltuvuses. Et hästi tihti võetakse järgmine asi ette, ütleme, ma ei tea, toit on enamasti kõige sagedam asi, kas meil on liiga suur sõltuvus suhkrust, järgmine hetk on kohvist, järgmine hetk on, me ei söö piisavalt mingeid muid asju, siis on sõltuvus kiirtoidust, on ju. Ja siis mul see sõber kuidagi ütles minu jaoks nii lõõgastava lause, issand, Greta, elu on sõltuvus, me oleme hingamises sõltuvuses. Et selles mõttes kogu elu ongi mingisugune suur sõltuvus, et ma arvan, et võib-olla tegevustega on täpselt sama lugu, et me oleme kogu aeg midagi tegemas. Et kuidagi endale see ajule lõdvestuseks anda, et see tegevus ei pea tähendama lösakil olemist, aga võib tähendada. Et sama lugu on hästi palju näiteid mul endal elust, kuidas mul kolleegid näiteks on öelnud varasemalt, et oi, ma ei jõua ära oodata, millal ma saan diivani ette kanalit tapma. Mulle nii meeldib, vaata, et tema tahabki ja talle meeldibki. Ja minu jaoks on see ängistus, minu jaoks on see tohutult, et nagu keegi sunnib meid kuhugi diivani peale. Ma tahaks, et mul oleks see valik, vaata. Et kui mulle tundub täna jalutuskäik ja võib-olla 10 kilomeetrit, et siis see on minu jaoks see puhkuse hetk, kus ma saan üksinda endal patareisid täis laadida ja ma tunnengi. Tõenäoliselt sul ka need metsa, need
jalutused, eks ju. jah, aga sul käis väga hea märksõna läbi, et see valik, et tegelikult see, et me saaks siis nagu päriselt lõõgastuda ja kuulata oma keha, et siis ülioluline asi on see, et meil oleks nagu, ma tahaks öelda, iga päev seda aega, kus me saame ise otsustada, et mida me selles hetkes teeme. Et see on ka mitmetel koolitustel inimestel aha-elamust pakkunud, et see planeerimata aeg on see, kus ma nagu päriselt saan nagu otsustada, mida ma teen. Et see, kui ma iga kolmapäev käin joogas, siis tegelikult see ei ole see minu nagu planeerimata aeg. See on ikkagi see, et sul on ajakava nagu tihedalt täis. Et jätta endale ka seda puhveraega ja selle kohta on ka selline hästi tore ütlus, et iga päev jätta endale 1 tund siis vaba aega, kus sa saad tõesti nagu hetkes otsustada, mis sa teed. Aga et kui on kiired ajad, siis võta 2 tundi siis, et siis sul esimene 2 tundi siis võtad kiirel ajal just, et siis esimene tund läheb sellele, et su keha üldse proovib lõõgastuda ja siis teisel tunnil sa jõuad päriselt teha seda. Ma pean ütlema, mul oli täpselt sama, ma tundsin praegu, kui sa ütlesid mulle, mul on hästi kiire elutempo praegu ja kui sa ütled mulle tund aega, ma mingi appi, sa läksid liiga kähku mööda, ma nagu tunnen selle üle stressi, et mul on see tund jäetud vabaks siis juba, et väga hea, ma võtan selle kohe, panen kõrva taha endale, kui on kiire tähed, siis teisi 2 vaata, sest esimest tund aega ma raudselt leiaks aseainet, ma leiaks mingi asetegevuse, vaata kohe, et ahah, panen taimeri käima, tund aega, okei, istun, ootan, millal see läbi saab, sest et see tegelikult ei tule selle kiiruse pealt, ei taha, või see mahatulemine. See mahatulemine on juba see, kus sa laed ennast kõigepealt see tund aega maha, eks ju. Kusjuures Sandra Vabarna, ma mäletan ta siis, kui ta alustas oma blogi kirjutamist, ma olin ta subscriber hästi pikalt ja siis ta rääkis sellest samast asjast, et ta planeerib planeerimata aja endale alati. Ma ei mäleta, kui sagedasti seda tegi, aga see oli esimene kokkupuude, kus ma sellega nagu, kus ma seda kuulsin. Kas sa näed, et täna, kui inimesed lähevad su koolitustelt, kas nad nagu kuidagi, kas neil on mingisugused sellised väiksed eesmärgid nendele seatud ka, et kas nad on tagasi seda näiteks sinule öelnud, et kuule, võtsin selle kasutusele, et töötab jube hästi või ja mis need oleks, et kas sa saad nagu näiteks lihtsalt soovitada, kas või ütleme, kui sul on ei pea olema ekstreemne näide, aga ongi näiteks seesama, et tee tund aega vabaks on ja siis võib-olla 2 tundi, kui sul on kiiremad ajad ja jätta planeerimata aega, aga kas on näiteks mingid asjad veel, mida sa näiteks ise oma praktikas nagu teed? No see, et see vaba aja jätmine nagu enda päevadesse, see on nagu siuke asi, mida saab nagu suht tuimalt teaduse pealt öelda, et see toimib. Et see nagu siis seda heaolu peaks tõstma. Mis ma enda sellisest kogukonnast või jälgijaskonnast näen, on isegi see, et lihtsalt see, et korra nagu normaliseerida seda aeglaselt võtmist, iseenda keha kuulamist, et see on see, mis lõpuks nagu kõige rohkem mõjutab, et need nagu nipid on justkui nagu head, aga lõpuks asi on nagu ikkagi selles mõtteviisis ja see, kui töötada läbi nende uskumuste, siis see nagu on see, mis ma tunnen, et või mis ma ka kuulen, et just ka nendel, kes võib-olla nagu pikemalt kuidagi kaasas käinud, et seda on nii mõnus kuulda, kuidas nad julgevad ka nagu kas tööl ennast kehtestada või ka lihtsalt nagu oma sõprade seas seda mõtet levitada, et aga võib-olla me ei pea nagu nii nagu üle panema, et kui praegu nagu keha ütleb, et ei jaksa, siis me võtamegi selle pausi ja me praegu teemegi selle pausi. Et need on pigem need lood, mis mulle vähemalt kõige rohkem meelde jäävad, sest et nagu seal on tõesti näha seda nagu elustiili muutust, mitte lihtsalt seda, et no Pomodoro taimer läheb ka kõigile väga hästi peale, on ju, sest ta on tore. Ehk siis see on see, et 25 minutit paned endale taimeri, siis töötad keskendunult, siis 5 minutit on paus ja siis niimoodi teed tsüklitena tööd, et siis saavad asjad kiiresti tehtud ja nagu ei tegi selliste asjade venimist. Ja samamoodi võib-olla ka siuke nagu go zone, slow zone ja no zone samamoodi, et päeva lõikes aru saada, et kus sul siis nagu energiatase on, et siis enamasti on inimestel see, et päevas alguses teed 2 tundi seda go zone'i, teed keskendunult kõik nagu väga palju keskendumist vajavad ülesanded ära, siis on siuke slow zone, kus sa nagu toimid, aga et see ei ole enam nii efektiivne aeg ja siis no zone on just see planeerimata aeg päevas, kus sa nagu lülitad täiesti välja. Et see on ka nagu mingi nipp, mis inimesi aitab, aga ikkagi sellise enesesõbralikkuse ja uskumustega töö on see, mis ma arvan, et loob
kõige suuremaid muutusi. Mul on hästi aus küsimus sulle, kas sa näed, et sina oma ettevõtmistega või ettevõtlusega oled näinud, et seda rakendades, kuna sa oled süvenenud sellesse, kas sul on olnud ka hetki, kus sa oled ise ka korra üle kuumenenud või sul ongi läinud lepase reega? Hästi hea aeg on ju küsida, kui ma siin just olen nagu magistritööd teinud ja ka eelmine kevad justkui oli nagu selline kiirem aeg, aga mul on nagu jah, endal, kuna ma seda teemat ka nii palju käsitlen, siis neid toimetulekumehhanisme vist piisavalt ja stiilis on ju, et nüüd juba võib-olla 1,5 kuud tagasi ütlesingi sotsiaalmeedias inimestele, et ma nagu liiga palju siia ei jõua. Et võtan selle pealt natukene praegu maha ja kuidagi jah, et see nagu vabanemine on tulnud, et tegelikult ei ole kõik oluline, et ma võin ka nagu periooditi seada prioriteete ja kindlasti just see, mis on siit korduvalt läbi käinud, et hästi teadlikult nendel kiiretel aegadel leida neid maandamise viise, et see on ikkagi mind hoidnud, et kuidas sina oled ennast maandanud, mis on sinu sellised lemmikumad viisid? Kindlasti jalutamine, vannis, duši all käik, sellised lihtsad asjad, mida saab teha. Mingitel hetkedel olen teadlikult teinud teadveloleku harjutusi just selle pointiga, et ma tean, et nad päriselt nagu peaksid töötama, aga see on tegelikult päris põnev, et praegu isegi sain magistritöö niimoodi kirjutatud, et selleni ma vist otseselt ei jõudnudki. Ja kindlasti head sõbrad hoiavad ka. Kas sa oled näinud, et mida rohkem sa rakendad oma elus, seda vähem sa pöörad tegelikult tähelepanu sellele, et sa peaksid neid rakendama? Ja kindlasti, et nagu tulevad nii loomulikult ja just see nagu kehatunnetus, et mida ma praegu vajan, et just, et nagu välja tuli on ju, et ju ma siis praegu nii väga ei tunnetanud, et mul neid teadveloleku harjutusi oleks vaja olnud, aga et võib-olla mingitel teistel hetkedel ma jällegi olen teinud, et kuidagi see nagu valikute palett on suurem ja siis on nagu lihtsam hetkes otsustada, et mida ma praegu vajan enda maandamiseks. Praegu kuidagi jah, klikkis kuidagi eriti nagu hästi, kuidagi see mõte, et loomulikult me kõik saame sellest aru, aga justkui, et need pauside tegemine, et nagu sa just ütlesid ka, et mida mu keha vajab, et tihtilugu mulle tundub jah, et see kiire eluviis, mis siin eriti pealinnas inimestel on, et sa jooksed tööle, töölt jooksed koju või pead jooksma poodi, jooksma kindlasti, et mitte kõndima rahulikult, et kõigega hakkama saada, sest sind juba oodatakse kodus ja kõike muud või siis sa pead seal edasi pärast vurama kuskile. Aga kui tekitada tõesti teadlikult, võtad lihtsalt võib-olla hetke ja kuidagi skännid enda keha, et mida ma siis päriselt vajan ja kuidagi, et sul on need puhverajakesed, et niimoodi ma arvan ka, et me oleksime enda kehaga paremini sünkroonis ka, et jah, kuidagi see sünapsid kuidagi läks kuidagi nii eriti nagu kokku praegu. Kusjuures mul ka tekkis see, ma just hiljuti sain 33, mis ma ise tunnen, Jeesuse number, eks ju, et ma ise tunnen ka, et see on kuidagi hästi suureks saamise number minu jaoks hästi tähtis. Ja siis ma märkasin ja ma tegelikult väga paljudele jagasin ka seda, kellega ma kohtusin, et ma olen nüüd aru saanud, et kõige jaoks on aega. Et kõik on alati aja küsimus ja kõige jaoks on alati aega. Et mitte keegi teine ei hakka meile seda survet taha panema, välja arvatud meie ise. Sest kõik teised inimesed on oma eludega liiga hõivatud, et mõelda selle peale veel, et mida sina teed. Ehk siis minu ja sinu sammud ei ole mitte kellegi poolt üles loetletud, eks ju. Ja kõige jaoks ongi aega, kogu aeg. Aga kui sa selle nagu ära tabad, et sa ei pea enda suhtes ka nagu karmimaid reegleid kehtestama, sest ka minu jaoks on aega. Et ma saan aru, et ma pean kuskil kokkuleppeliselt olema ja ma võib-olla olen jaa öelnud sellele, et aga see aja küllus ja puudus teadvus, eks ju, et ma tean, et teda on piisavalt. Et võib-olla lihtsalt ma olen ise märkanud, mis mind on aidanud kõige rohkem selle juures hästi paljude mingite projektide ja kõigega mitte midagi ei juhtu. Ja mitte midagi ei juhtu ka, kõik jäävad ellu, mina jään ellu esiteks on ja nemad jäävad ellu, kui me ei vasta kohe või kui me kohe ei suhtle, eks ju. Et aga sinna nagu kuidagi jõuda peab minu arust, minu kogemus oli täiesti kogemata,
alguses ma tundsin meeletut stressi, aga siis mul on siuke tunne, et mu aju oli lihtsalt korraks nagu okei, nüüd see lüliti läheb kinni. Ja siis, kui sa sellest nagu üle sellest ebamugavuse kohast läksid, et said aru, et kuule, mis asja? Et nagu ikka päike tõusis idast hommikul, et midagi ei muutunud vahepeal, et noh. Ja siis sa tunnedki, et okei, see tempo hakkab minu moodi kujunema. Ja enamasti inimesed tulevad palju lihtsamini vastu, kui me arvame, et kindlasti julgustan ka kõiki eksperimenteerima, et mis juhtub, kui ma praegu selle kohtumise, ma ei tea, ära jätan või edasi lükkan, et kuidas siis inimesed päriselt reageerivad, on ju, et kas siis tegelikult juhtub midagi, et endal tekib küll siuke tapp, et ma ei tea, ma üldse ei jaksa, aga okei, ma lähen ikka, et ma pean minema, on ju, aga et korra nagu teha mingeid väikseid eksperimente, et vaadata, kuidas see päriselt nagu, mis standardid teistel on. Et võib-olla sult ei oodata üldse nii palju, kui sa ise arvad, et teised sult ootavad. Ja seda võib ka lihtsalt küsida näiteks mingite projektide raames, et võib-olla saadadki mustandi kõigepealt ja siis küsid tagasisidet ja ütled, et see ei olegi puhtand, on ju, aga siis saad aru, et tegelikult võib-olla juba ongi hästi, et ma pean ainult mingit väikest nüanssi siin siluma, kui võib-olla ise siukses perfektsionismis oleks veel nagu, ma ei tea, päevi sinna kulutanud, on ju. Mina olen ka meeletu mudija. Oi, ma võin neid edasi-tagasi veeretada neid sõnu nii, et vähe pole. Ja siis lõpuks selgub, et tegelikult esimese lause pealt juba kõik saad aru, mida ma öelda tahan ja polnudki neid üleliigselt vaja üldse nagu. Kui palju sa ise oled eksperimenteerinud enda ettevõtluses või tähele pannud siis võib-olla ka teisi, võib-olla oma tuttavaid või nagu üleüldse oma klientides, et kas nad on hakanud eksperimenteerima ja kas on olnud mingid aha-momente inimestel, et on midagi sellist, mis sul pähe torkab? No nõustamisprotsessis on seda sama ikka päris palju näha, et no seal ma saan ka nii nagu pikema protsessi vältel seda vahetut tagasisidet, et seda vastavad ikka päris paljud, et ootage, et tegelikult jah, midagi ei juhtugi, kui ma mingeid asju ära jätan ja inimesed lepivad sellega, kui ma mingitest asjadest loobun või mingeid asju üldse vastu ei võta, et seda on küll kõige paremini nagu näha. Eks see mulle tundub ka, et ma ei tea meeste kohta, aga mulle tundub jah pigem, et see on naiste teema, see people please imine, et see on kuidagi väga selline juurdunud asi ka, et olla hea tüdruk ja olla nagu kuidagi ja üldse mulle tundub ka ühiskonnas on võib-olla liiga palju sellist natukene ameerikalikku sellist nagu yes attitude'i kuidagi hästi palju, mis on nagu väga tore ja kindlasti ettevõtja on nagu väga rõõmus, kui tal on sellised töötajad, aga samas et see lõpuks ei tuleks sulle endale nagu kuskile kaela, et saad nagu kogu aeg yes, aga mingi no kuskil peab ikkagi vahepeal tulema, et see no on olnud sinu yes siis. Mind ennast kohati täiega ärritab, kui inimesed ütlevad hästi palju jah asjadele ja siis me oleme protsessis ja siis ma saan aru, et neil tegelikult ei ole ressursse sellega tegeleda, et ma olen tänulik, kui inimesed ütlevad ei ja tegelikult võib-olla see tänulikkus, mis on ülilahe kogemus, on see, kui on olnud vastupidiseid kogemusi, et mina ütlen millegi ei ja siis inimesed tänavad, et okei, suur aitäh, et sa ütlesid praegu ausalt, vaata, on ju, et see on nagu ka üliäge kogemus, mida ise saada, et kui sa millestki loobud ja inimesed tänavad, et sa nagu ausalt kohe alguses seda tegid, aga kohati mulle tundub küll, et mingites valdkondades on ikka seda, et võtame kõik vastu ja teeme kõik ära, aga siis pärast just tuleb sealt see kvantiteet, mitte kvaliteet, on ju, et siis mind see kohati ennast ärritab. Ma ise olen selline kuidagi, jah, ma teen endale sellega liiga, et ma olen liiga selline optimistlik, et nagu tahangi hästi palju nagu kuskil nagu osa võtta asjadest või olla kuidagi kaasatud või kaasa mõelda ka, aga ma olen nüüd aru saanud ka, et mida rohkem ikkagi sa ennast ära annad, et siis sa ei saa ennast kvaliteetselt anda pärast juba, et kui sa oled täitsa, sa ei jäta endale seda puhke kuidagi ruumi, et siis on aina raskem ja raskem ennast anda tegelikult, et nii, et see ei ütlemine ja panna tähele, et kui keegi ütleb ei, eks ole, et olla siis nii-öelda just tänulik ja et jõuda aina rohkem ja rohkem endasse, et ikka tuleksid sellised õiged jah ja eid meile. Ja, siit mul tuli mõte, et võib-olla peaks kuulajatele üldse rääkima, mis on aeglane ettevõtlus kui kontseptsioon, et selle põhimõte on ju ka see, et keskenduda vähemale ja võib-olla sellise pikema strateegilisema plaaniga
aga et sealt tuleb ka väga hästi see välja, on ju, et vali nagu need paar teenust, mida sa arendad, paar seda turunduskanalit, et sa ei pea kõiges olema ja siis nagu rapsima erinevate asjade vahelt, vaid teha midagi nagu korralikult. Et see, mulle tundus, et siit jutust kõlas ka läbi, on ju, et teha siis neid asju nagu parajalt, kvaliteetselt. Ma just tahtsin, ma ei tea, meil on vist mingid sünkroonlained või midagi, ma just tahtsin sinna jõuda, et tegelikult, et kuidas sa tunned ise, et kas ettevõtjana sina oled endale tiimi, eks ju, inimesi juurde värvanud, aga ma vaatan läbivalt, et nii palju, kui sa oled avanud enda seda ettevõtja maastikku tausta, eks ju, et sina alustasid nagu suhteliselt hästi manageerides enda aja kasutust, eks ju, et noh, et sa ei tundnud seda üleküllastavust, et mis sa soovitaksid võib-olla ka inimestele, kes on sellises kohas, et nad saavad aru, et okei, ma olen selle esimese kvaliteetse teenuse või toote saanud. Ma olen nagu rahulikult võtnud olukorda, jälginud rahulikult kõrvalt, et kas see nüüd õnnestub, aga siis vaata need sweet spotid, mis tekivad ettevõtluses, kus sa märkad, et oota, minul jääb ajast puudu nüüd. Et kuidas seda kohta kuidagi kaugelt sina oskaksid võib-olla nagu märgata, et noh, et kas sa oskad anda mingisugused mitte praktilised isegi, vaid mingid sellised nagu endasse sissevaatamismomendid, et kus sa oleks hästi aus endaga, et nüüd on vaja teha mingi teistsugune otsus, et kas siis võtta endale üks töötaja juurde või assistent või et kuidas teha see otsus? Jälle põnev näide on ju, kui sa vihjad siin sellele, et ma võtsin endale ühe töötaja juurde, siis ma olin selle peale mõelnud erinevate nurkade ja põhjuste all. Ja mul vist oli see valukoht see, et mul tol hetkel oli esimene laps siis parasjagu noor ja vahel ikka tuli ette, et ta jääb haigeks või mis iganes põhjustel nagu tuleb ootamatusi. Ja siis oli see, et lihtsalt mul oli vaja, et mul oleks keegi puhveri inimene, et kui mul tekib mingi ootamatu olukord, kus ma ei saa enda asjadega nagu toime tulla, et siis on mul keegi kõrval. Aga mul oli see mõte kindlasti nagu pool aastat peas ja siis ma läksin Norra sellisele asjale nagu Slow Business Adventure. Ehk siis ongi selle slow business kontseptsiooni on kokku pannud Toril, kes elab Norras ja korraldab seal ka selliseid ettevõtjate kogunemisi ja siis seal Norra mägedes tekkis see nagu tunne lõpuks, et okei, et tegelikult ma pean selle nagu inimese ikka ära võtma ja just see, et mul tuli konkreetne inimene pähe, kes see inimene on, nii et siis ma pärast seda mõnda aega hiljem kirjutasin talle, aga just ülihea näide sellest, kuidas me võime igapäeva olukordades nii palju neid igasuguseid ideid mõelda ja genereerida, aga lõpuks, et neid otsuseid teha, siis on korra vaja neid rahulikke hetki, et nagu pusletükid kokku panna, et mis see praegu õige on. Ma ise mõtlen ka, et olles ka mõnevõrra nagu tööandja, siis ma olen ka aru saanud sellest, et ei ole vaja kiirustada ja kiirustamisega need otsused on enamasti, ma ei saa öelda, et kõik alati, aga enamasti nad tulevad ka väga rahmeldades. See tähendab seda, et ma kuidagi ei suuda seda objektiivselt, seda otsust enam kõrvalt vaadata, vaid ma hakkan nagu rapsima sinna sisse ja ma võin kindel selles olla, et mina maksan seda lõivu pärast, sest siis on see, kõik see asi on jumalasta pudru, eks ju. Aga need kõige õigemad hetked, mitte et väga esoteeriliselt kõlada, aga ma arvan tõepoolest, et kõik asjad juhtuvad õigel ajal õiges kohas. Aga võib-olla see ongi hea kuidagi maandatus, et nagu lõdvestunud hetkes sa teed paremaid otsuseid. Et võib-olla see kajab sealt läbi, et kiirustades ei jõua. No mulle meeldib see nagu paralleel ka, et kui me nagu näeme tulekahjut ja siis võtame kiirustades selle mis iganes mul on elust enesest näide, et kuidas mul läks kastrul põlema, kus oli sees õli ja ma pole kunagi olnud lihtsalt selles olukorras, et mul miski põleb, et praktiliselt mul polnud kunagi sellist kogemust ja ma alateadvuses saan aru, et nagu ära viska vett selle asja peale, aga see oli esimene asi, mida ma päriselt tegin ja ma vaatasin ringi, mul ei olnud nagu ühtegi nagu mingit tekki ega midagi, mida sinna peale visata või mingit teist asja ja siis ma lihtsalt
mu käsi liikus kiiremini kui mu mõistus, et ta viskas selle. Ja ühesõnaga ei juhtu midagi väga hirmsat, aga noh, ütleme niimoodi, et see lagi sai natukene kahjustada, et läks natukene mustaks mulle, et tagajärjed on siiamaani natukene näha. Et jah, oleks pidanud võib-olla tegema ühe sügava sissehingamise ja väljahingamise ja siis nagu lasta nagu 1 sekundi põleb ja ma teen parema otsuse. Just, ja ongi, et kui me kiirelt teeme need otsused, et siis me hakkame kuskilt otsast nagu lahendama, aga me ei mõtle sellele, et mis see nagu, kus see kolle on, vaata. Et me võime nagu jäädagi seda nagu ümbrust seal kustutama, aga nii kaua, kui me kollet üles ei leia, siis selle probleem lahendatud ei saa. Ehk siis see ongi see point, et nagu astuda korra samm tagasi ja aru saada, et mis probleemi ma üldse lahendan ja mis need võimalikud lahendused siin on, et kiirustades jällegi, kui tahta kujundites rääkida, siis lennuki pealt me nagu ei märka neid nüansse, mida me näeme siis nagu samm-sammu haaval kõndides on ju, et rahulikult märkab neid võimalusi ka nii palju rohkem. Kuidagi me arutame siin juba tükk aega ja siis ma näen, et ma pean esimest korda ütlema, et ma tutvun ettevõtjaga, kellel nagu on päriselt ka täielik lõdvestus nagu. Ja ma näen, et seal taga, iga su lause taga on selline, et mul ei olegi olnudki kunagi kuhugi kiiret. Et ma olengi mõnes mõttes nagu vaatan seda protsessi nagu sündimist sellisel moel, nagu ta tuleb. Et kindlasti sul on olnud kiiremaid aegu selles mõttes, kus sa oled pidanud toimekam olema. Eesti keel on fantastiliselt äge, kus saab igasuguseid erinevaid illustreerivaid sõnu kasutada, vaata, või omadussõnu. Aga see ei tähenda seda, et sa oled nagu tõttanud nägemata teed. Et mõnes mõttes mulle tundub, et ei taha küll üldistada, aga võib-olla mingid iseloomujooned on kindlasti sellel nagu, mida saab võib-olla märgata, et kas sa ise nüüd oma nende õpingutega märkad ka, et on mingid teatud, ma ei taha öelda tüüpi inimesi, aga kas sa näed, et näiteks ettevõtjateks sünnivad mingisugused mingid eeldustega inimesed? Ma esmalt korrigeerin, et ei ole kunagi olnud, siis see oli vist täpselt sel ajal, kui ma läksingi Mainorisse õppima, siis me tegime, see oligi mu siuke üleminek siis noorsootööst turismi, tegime sellise asja nagu noortekohvik ja see nagu MTÜ-na toimetas kauem, aga see kohvik ise oli ikkagi nagu, ma arvan, et alla poole aasta avatud ja seal ma olin väga nagu kõigi oma käte ja juurtega nii kinni, et võtsin seda kui nagu oma beebit, me tegime 2 peale beebi, et selles mõttes nagu olin oma hingega seal nii juures ja seal mul tekkis küll nagu see probleem, et ma ei suutnud sellest nagu tagasi astuda ja mingeid probleeme siis selle võrra nagu paremini lahendada, et see kindlasti oli hea õppekoht, kust ma nagu ka selles kogemuses sain aru, et okei, et päris nii ei peaks ka olema. Et jällegi siukest nagu otseselt läbipõlemise kogemust ei olnud, aga et oli siuke nagu veits fail ettevõtmine on ju. See on väga oluline ju tegelikult ka, et koolitajana, et sul on olnud erinevad kogemused elus siiski, et sa oskad kaasa mõelda, sest sul on need tunded ka olnud, et sa mainisid, et sul tol hetkel sa läbipõlemisse ei sattunud, aga kas sul on olnud kuidagi, kas sa oled jõudnud lähedale läbipõlemisele mingitel eluetappidel, et ja kuidas sa praegu mõtled, et kuidas sa sellest välja nagu kuidagi hüppasid, sest väga tihti ongi kuidagi see, et inimesed võivad luupima jääda ja see läbipõlemine võibki nii-öelda krooniliseks muutuda tegelikult, kui sa ei pane seda tähele. Seda kindlasti, et inimesed, kes on nagu korra läbi põlenud, neil on suurem oht seda nagu uuesti kogeda. Minul oli, ma arvan, kõige nagu kaugemale nii-öelda jõudsin siis, kui ma lõpetasin psühholoogia bakat ja samamoodi siis nagu bakatöö kirjutamisega. Aga ma tol hetkel nagu ikkagi tulin toime ja siin ongi oluline rõhutada seda, et läbipõlemine ei ole nagu on-off on ju, et see on teekond, et see viimane samm on suitsiid, kuhu ma loodan, et nagu enamus inimesed või ilmselgelt enamus ei jõuagi on ju, aga et mis hetkel siis sellel teekonnal piiri panna, et laias laastus need äärmused on see, et mulle lihtsalt
meeldib ennast teostada ja endast nagu maksimumi anda ja teine on siis on ju see, et me oleme täielikus depressioonis ja suitsiidiriskis, et seal vahepeal me võime erinevatest lähenemistest lähtuvalt öelda, kas seal on 7 või 12 või mitu iganes sammu, aga et point on selles, et see ei ole on-off ja jah, et ka sellel määratlemisel on ju, et tegelikult on tore, kui inimesed nagu määratlevad seda umbes seal, et kui ma ei tea, unetunde jäävad puudu või suhted hakkavad halvaks minema, et siis juba nagu tõmmata see piir on ju, et see on läbipõlemine, et eks jah, seda nagu raske määratleda, et mis hetkel ma nüüd olen läbipõlemine, et see on hästi subjektiivne. Aga kindlasti sul on siis mingisugused nii-öelda momendid olnud, kuidas sa ise nagu siis nii-öelda tabad või kuidas sa soovitad inimesele tabada see koht ära, et sa oled selles kuskil staadiumis, ma ei tea, võib-olla mingi spektris oled juba sinna ma loodan, et jõudnud. pigem algstaadiumis kuskil, et kuidas sealt nagu hakata vaikselt nagu maha kuidagi võtma või mis on selline, sest see tundub küll, et inimene peaks mingi väga konkreetse sammu tegema, midagi täiesti kardinaalselt äkki teistmoodi võib-olla, mulle tundub nii, kuidas sina sellesse suhtud või mis sa mõtled? Ja sageli otsitakse seda ka kiiret lahendust on ju, aga läbipõlemine, kui ta on juba siuke, et on tervist halvav on ju, et siis see lahendus tavaliselt on aeglane ja siuke natukene klišeelik, et sageli selline liikumine on väga oluline selle juures, siis tõesti see uni ja puhkamine, teadveloleku harjutused, ajajuhtimise asjad on ju, et need kõlavad nagu siukselt, et mis nad ikka aitavad, aga tegelikult kui neid järjepidevalt teha, siis see on nagu see üks nagu paremaid ravisid ja loomulikult siis see nagu teraapia või mõtteviisiga tegelemine ka, et siis just, et ei tekiks seda korduvat läbipõlemist, siis ikkagi oluline on need oma uskumused natukene läbi töötada, et aru saada, et miks ma siis satun ja uuesti sellesse olukorda. Ja aga jah, et kuidas ka märgata, siis ma arvan, et igalühel võiks olla enda jaoks, eriti kui neid kogemusi on juba mitu, et siis aru saame, et mida ma ei tahaks kogeda, et võib ka julgelt guugeldada, et mis on läbipõlemise sümptomid näiteks või milline see läbipõlemise teekond on ja siis tõmmata seal selles nimekirjas, et mida ma olen valmis kogema ja mida ei ole, on ju. Et ma enda jaoks olen pigem hästi selge piiri tõmmanud selles osas, et uni on nagu püha, et pigem teen asju halvasti, aga unetunnid ei kannataks, on ju, et see on nagu minu piir. Ma pean ütlema, mul viimane raamat, mida ma praegu loen, seal jäi hästi kõlama üks lause ja mida ma tõenäoliselt ka kannan elu lõpuni, et ja ma olen varem ka sarnast analoogi kuulnud, et kui inimesed paluvad teistelt inimestelt abi, siis tegelikult see, kes pakub abi, ta tahab hea meelega seda teha. Aga see, kes vastu saab seda, temal on hästi raske seda küsida. Aga miks nagu see teistpidi peaks käima sinu suhtes? Et kui sul on endal abi vaja, siis endale nagu tegelikult inimesed väga lahkesti tahavad seda sulle tegelikult pakkuda, heast siirast abi pakkumise, nagu žestist, ütleme siis nii. Ja sealt see mõte nagu mul natuke laieneb edasi ka selle peale, et kuidas sa armastad teist inimest, et sa ju annad talle, et see praegune raamat, mida ma loen, räägib siis sellest, et kuidas iseennast nagu paremini armastada, et me küll mõtleme, see on väga klišee lause, aga samas see lause, mis ma sealt nüüd ütlen, on nagu minu jaoks hästi siuke suur, et kui sa oskad tähele panna, kuidas sa teist inimest armastad, siis iga kord, kui sa käitud endaga, sa tegelikult teadvustad seda, et sa käitud endaga ebaausalt, et siis küsi, et kui sa niipidi ei suuda vaadata, et kuidas ma ennast paremini armastaks, sest et see sõna või lause on liiga suur. Et ma võin ju, mis iganes asju teha, et siis pigem küsi seda, et kuidas käituksin mina enda suhtes, kui ma oleks see teine inimene. Et kuidas teine inimene minuga käituks, kui mul varbad külmetavad, siis ta tõenäoliselt ütleks mulle, kuule ära muretse, ma toon sulle sokid, pane sokid jalga. Et miks ma siis endaga sel hetkel, kui ma tunnen, et ma käitun endaga halvasti, miks ma siis endaga niimoodi käituda ei või. Et isegi kui see kolmandas isikus rääkimine aitab sul selleni jõuda, et endaga paremini läbi hakata saama ja ennast nagu, kuidas ma ütlen, ratsionaalsemalt kõrvalt vaadata, et kuidas see et mu peika ei teeks elu sees mulle, et kuule, mine võtta ise oma sokid, et suva kannata. Sa räägid sellest ja siis mul kuidagi
käivad kohe mõtted, et noh, inimene enda sees hakkab siis võib-olla mõtlema, et et ma ei ole nii äppu, et küll ma hakkama saan ja Ma seda sa mõtlengi. hakkadki ennast nagu nii preppima ja see on nagu ka, see on ju see kõik ühiskonna mingisugune sellised arusaamad, mis on meisse nagu nii sisse läinud, et ja siis ongi, sa kasvad üles, kuidas sa maha raputad selle, eks ole, endast, et see võtabki aega. Ja nõustamisprotsessis ka need enesekriitilised mõtted on väga suur osa, millega ma tegelen. Ja seal ka lasen inimestele üles loetleda need asjad, mis nad ise endale ütlevad, kui asjad keerulised on. Vahel lasen ka päevikuna täita, on ju, et siis saab kirja panna, saate kodus kõik järgi teha ja vaadata, kuidas te siis ennast kritiseerite ja siis pärast küsin, et kas sa enda parimale sõbrale ütleksid nii, on ju. Ja siis no enamasti mitte kellelegi teisele ei ütleks nii, nagu ise endale ütleb. Kas on need väiksed need, kus ma ütlen, kuna see aju, see impulss käib nii kähku ja see tegelane siin peas räägib palju kiiremini kui see, kes väljendab ennast või käitub, siis nagu mingi, miks ma oma jala nüüd pidin ära lööma, vaata karistama ennast kohe. Selle asemel, et issand, mu väike vaene varvas, nagu kujutad sa ette, ta sai nii palju haiget praegu, et võib-olla isegi see, kui sa ennast kolmandas isikus vaatad, võib-olla juba see annab veidi rohkem nagu lõtku sellele asjale, et tegelikult ei olegi, noh, võib-olla ka see hästi lõimub selle teooriaga, mis mul on, et kõige jaoks on aega, et noh, ma ei saa paraku, mind on ka ainult üks, eks ju, et endaga lahkem olla, ma arvan, et see võiks olla selline. Ma tean, et paljud ütlevad ka, et see tundub selline väga naiivne, et see suuda hoomata seda mõtet, aga miks ka mitte endaga lahkem olla? Või miks ma ei või siis nagu niimoodi mõelda? See on ju põnev eksperiment, eks ole. Jah, et kui teistpidi mitte sellest aru saada, siis et aga, no näiteks seesama, et ma ei taha üle töötada, sest et noh, et ma tahan lahkem olla endaga, et vahet ei ole, mis siis nagu puudu peab jääma, et mulle meeldib investeerimismaailmas öeldakse ka, et kõik tehingud, millega on jube kiire, neid ei tasugi teha. Siis sa järelikult kiirustad kuhugi, mida ei ole läbi lõpuni mõeldud. See noh, mitmes elus valdkonnas tegelikult, et kui inimene selleni jõuab, et siis ta nopib enda jaoks parimad palad välja, ma arvan. Aga ikkagi ma korra tulen, ma nagu nii ilusti häbipõlemisteema, aga ma tegelikult küsisin ühe küsimuse enne, mis jäi sujuvalt vastamata, sest Rita küsis edasi ja see ongi okei. Aga ma tahtsin just seda küsida uuesti sult üle, et kui me alustasime selle küsimusega, et kas sa näed, kas ettevõtjaks sünnitakse või saadakse, eks ju. Et kas sa ise oled märganud, et on ka sellised need koolitused, mis sa annad või need, kus valdkondades sa näiteks oled kõige tugevam ise, et kas sa näed, et see on, kuidas ma ütlen, mul on hästi raske seda küsimust väljendada ilma, et ma kellelegi liiga teeks, aga et kas sa näed, et on sellised elavama ja kirglikuma viisiga inimesed on sageli ettevõtjad või sa näed, et on ka et kas need mõlemad maailmas võivad eksisteerida ka ettevõtlusmaailmas, et mõlemad tüüpi inimesed, kui me tahame niimoodi öelda, eks ju, et need rahulikud ja ka väga nüüd sahmiks ringi ja töötaks ja kogu aeg midagi teeks. Absoluutselt jah, selles mõttes, et ma arvan, et just see sõltub ainult, mis valdkonnas olla ja et kuidas see oma ärimudel siis üles ehitada, et enda tutvusringkonnas tuleb ka nagu mitu näidet, kus siis nagu saabki väga erineva loomusega inimesed saavad ettevõtjana toimetada, aga et lihtsalt, et siis just, et kuidas need süsteemid üles ehitada, et see on oluline. Oma tempo pealt, eks ju niimoodi. Ja, et oma tempo pealt on ju ja ka üldiselt, et kas ma siis mingeid asju ostan sisse, mis mulle ei meeldi näiteks teha või kaasan teisi inimesi, et kõik need võimalused on ju tegelikult olemas, et ma arvan, et nagu üldse elus ei ole praktiliselt probleemi, kus keegi ei saaks meid aidata, et kui ka ettevõtluses tekib neid probleeme, et siis tegelikult meil on nagu neid tugivõrgustikke või teenuseid või võimalusi nii palju, et lihtsalt tuleb nagu jällegi õigest kohast abi küsida, et kui seda oled valmis tegema, siis ma arvan, et ei ole nagu takistusi, miks mitte ettevõtja olla. Ja, et kui sul on need omad et tunnistada oma nõrkusi ja oma tugevusi, et aga mitte sellisest negatiivsest kohast, vaid ongi see, et ma tõepoolest ja tihti ettevõtjatel on see raamatupidamine. Et ma ei oska seda. Mina ei oska neid Maksutõlleametile neid asju esitada, eks ju, et siis kuidagi peetakse seda hästi normaalseks, et ma lähen ja võtan selle abi kuskilt mujalt, et minu praegune äripartner on selline, kes ütleb, Grete, ma ei viitsi neid asju ise teha. Aga tema on selline, kes ütlebki, ma ei viitsi neid ise kodukotud asju, me lähme
küsime kelleltki, kes teeb neid hästi. Aga mina olen siuke, ma juurutan täiega endalt välja seda praegu, et kõik ei peagi ise saama ja kõik ei peagi isegi jõudma. Et julgustama ka rohkem rääkima oma nendest ettevõtlusprobleemidest ka näiteks, et kindlasti on inimene, kes oskab sind aidata. Et selge on see, et seda tehakse mingisuguse panuse vastu tavaliselt raha, eks ju, aga on ka näiteks selliseid diile, minagi olen korduvalt, et ehete kunstnik kingib mulle näiteks massaaži eest sõrmuse. Et noh, ma ei pea alati rahasse kõike mõõtma, et jah, aga see kvaliteet just, et kuidas sina oled leidnud enda jaoks selle enda ettevõtluse teekonnal, kas sa näed, et see et kuidas see, kui sa tahaksid laieneda veel, et kuidas sinu see kvaliteet näiteks kaasa tuleks, et see ei läheks kvantiteeti nagu halvas mõttes nagu, et saad aru, et see läheb üle. Jah, eks kui ma ka võtsin siis endale töötaja, siis mul oli ka nagu enda see, miks see ilmselt ka mul nii palju aega võttis, oli see nagu dilemma, et mulle väga meeldib raamat Ühe inimese ettevõtte ja ju soovitan kõigile, aga just on ju, et ma olin võib-olla sellesse ka natukene kinni jäänud, et just, et peaks nagu lihtsalt teenuseid sisse ostma, mitte palgalist töötajat võtma ja et neid lahendusi on veel, on ju. Aga tuletada, mul on nüüd see küsimus meelde uuesti. Et kui sa tahtsid ise oma endale töötajat võtta, et su teenus jääks kvaliteedi poolt samaks. Ja et kui ma kasvan, on ju, et siis kuidas ta samaks jääks. Võib-olla on asi ka selles, et ma ei ole veel jõudnud sinna, kus see nagu kvantiteet nagu läheks nii suureks, et ma näeks seda probleemi, aga laias laastus jah, et ma arvan, et see nagu süsteem peab olema ikkagi nagu selline personaalne ja seda saab teha ka siis, kui asjad on väga suured. Jällegi mul on niisugune üks väike kõrvalprojekt, mis on minu arust suurepärane näide, ehk siis olen Impact Day ehk siis Baltikumi kõige suurema jätkusuutlikkusfestivali vabatahtlike koordinaator. Ja seal tõesti on ju, et mul eelmine aasta oli 100 vabatahtlikku koordineerida, külastajaid oli üle 2000, on ju. Et ka selliseid asju saab teha väga personaalselt ja see vabatahtlike kogukond, kus mul oli 100 inimest, et see on nagu hästi lahe näide ka sellest, on ju, et kuidas tegelikult nad said kõik nagu väga personaalse kogemuse osaliseks, olgugi, et just kui me teeme nagu Baltikumi kõige suuremat asja, et ka teiste tiimiliikmete valdkondades on seda nagu äge näha, et kuidas me teeme suurt asja, aga nagu kvaliteetselt ja pakkudes seda personaalsust seal. Mulle tundub ka, et see mitte ettevõtlus, ma tahan üldse öelda ettevõtmised. Ma ei ole, mis projekte sa teed, et sa seda inimest sealt taga ikkagi ei saa ära võtta nii-öelda, et kui see inimene nagu jagab kohast, kus tal on endal ka hästi, hästi tõepoolest naudib seda seda tegemise rõõmu, siis ma arvan, et see kvaliteet kuidagi ei summuta ennast või ta ei varjuta ennast ära sinna kvantiteedi hulk ära, et jah, ma samastun nii mitmel tasemel sellega, et ikkagi ma arvan samamoodi, et ettevõtlust hoiab ikkagi see ettevõtja üleval oma enda näolisusega, et keegi teine ei saagi kopeerida sinu moodi olemist ega sinu moodi tegemist. Ja see, kes sinu tiimi või meeskonda tuleb, on ju ka sinu moodi. Ta ei saagi sinuga lävida, kui ta ei ole sinuga samal nii-öelda laineharjal, eks ju, sõitmas. Ja siis see sõit ilmselt ei ole lihtsalt väga jätkusuutlik, on ju, et ta ei lähe selliseks pikaajaliseks, on ju. Ma tahtsin korraks teemaks tuua ka, et ka sina teed podcasti, aega on, ning tahtsin natuke uurida ka, et sa oled seda nüüd 4 aastat teinud, sa mainisid, et kuidas see on sind mõjutanud, et kuidas sa näed ettevõtlust ja kas see on ka kuidagi aidanud sinul näiteks olla parem ettevõtja või anda paremaid soovitusi ka, et millest see podcast räägib? Räägibki sellest, kuidas erinevates eluvaldkondades aeglustada ja kindlasti ma ei oleks praegu see ettevõtja, nagu ma võib-olla ka enne mainisin, sest et kui ma seda alustasin, no siis oli aasta 2020 oli siis nagu esimene osa, siis kui see idee tuli, siis ma pigem arvasin, et mul on pöörane, et ma üldse siuksest asjast hakkan rääkima, sest et kõik räägivad ju kiirustamisest ja mis iganes, et pärast seda õnneks on meil tulnud siin ka nagu
rohkem avaliku elu tegelastelt nagu mingeid vastavaid asju, on ju, et siis võib-olla praegu see tundub isegi nagu loogilisem asi, mida rääkida, et olgu siis Fredjusi film või siis Jaan Aru raamat lugelemisest ja Sandra Vabarna näited, on ju. Ja noh, neid on veel, et pärast seda ma tunnen, et tegelikult ühiskonnas on ka mingi samm ikkagi nagu edasi astutud, aga tol hetkel ma nagu mõtlesin, ma juba taskuhäälingu alustamisega olen nagu täiesti segane, et kui mul ei oleks kõrval neid tudengiorganisatsiooni inimesi olnud, siis ma ei oleks julgenud sellise teemaga kapist välja tulla või et mulle tundus, et kuskil peab mingi konks olema, et miks see ei ole nagu populaarne, aga et ma ei näe seda konksu. Ja no laias laastus nüüd ma nagu enam-vähem saan aru, kuidas jah, need nagu ühiskonna normid on seda olukorda kujundanud niimoodi, aga et laias laastus ma saan ka aru, et seda nagu suurt konksu, mida ma otsisin, et mis on minus valesti, et ma sellest teemast mõtlen, nagu et seda laias laastus ei ole, on ju, et lihtsalt tuleb see õige balanss leida ja et jah, paraku siin erinevad ühiskonna arengud on viinud meid sinna, on ju, et olgu selleks tööstusrevolutsioon või interneti nagu kiire levik, on ju, et mingid siuksed asjad on need standardid nagu seadnud meile. Mina olen hästi tugev uskuja kõigesse, et siin maailmas mõjuvad kõik asjad ära ja minule muuhulgas mulle nii meeldib, et see mängumaa on nii suureks meil aetud, et meil on võimalik kõigest kõike uurida ja võtta ja minul üks lemmik meelelahutus on astroloogia ja mul on oma astroloogia naine, kelle juures ma käin ja siis tema ütles nii hästi selle viimane kord ma kohtusin temaga just siis, kui absoluutselt kõik need koroonapiirangud nagu täiesti kõik need ajas hangusid ära ja läkski kõik uuesti samamoodi. Ja tema ütles nii ilusa nagu kokkuvõtva lause, et see oligi väga vajalik selleks, et inimesed tuleksid enda juurde tagasi, sest see infovoog oli liiga suur. Sa olid samal ajal samas hetkes, postitasid tervesse maailmasse ükstapuha mida. Sa olid USA-s, sa olid Jaapanis, sa olid ma ei tea, Ameerikas või seal Aafrikas, kus iganes. Et see oli väga kiire tee iseenda juurde tagasi. 2 aastat väga palju endaga tõtt vaatamast, et sa oled samal ajal kõigile ohtlik, aga samal ajal iseendale ohtlik. Et nagu sa päästad kõiki, aga päästad iseennast, et see oli selline, et sa pead ära otsustama, mis sa nüüd nagu teed, et sa ei saa enam teiste inimeste nagu arvamuse pealt ka kõike teha, sest igaüks arvas erinevat. Ja siis peale seda ta ütleski, et me kohtusime siis pärast seda kõike, eks ju. Ja siis ta ütles ka, et ja vaata, lihtsalt pane tähele nüüd, kuidas see keskkond või ümbritsev hakkab nagu vaikselt sättima ja rohkem piire seadma, sest nad on enda juurde tagasi jõudnud, et ongi see aega on. Et ma nüüd ise märkan ka, et aina rohkem minu tutvusringkonnaski, mis ei ole teab mis suur, aga inimestel on kuidagi enda see, tead mulle enam ei sobi näiteks, et osatakse rohkem ei öelda ja aega võtta enda jaoks ja plaane tühistada rohkem ja kui tegelikult minu need roosad silmad tahavad väljapoole suumida, siis mulle tundub, et üleüldiselt on maailmas hakatud rohkem jätkusuutlikkusele ja ma ei tea, heaolule, mis tahes suurtematele küsimustele ka rohkem otsa vaatama, et ei ole enam vaiba alla nii palju peidetud neid asju, millega varem sai palju ära. Et kuidagi, et see oli siuke haripunkt sellele kõigele, vaata, et see tööstus nagu natukene tõmbas hinge kinni ja peale seda hakkas, nüüd on nagu siuke rahulik uue viisi olemine nagu. See kõlab väga ilusalt ja minu ideaali lähedaselt, aga teate, ma vahepeal avastan, et see maailm ei ole ikka nii ilus. Ja nagu kõige kurvem näide sellest on see Zoomi maailm, mis sai koroonast hoogu juurde ja mis mul siin viimasel ajal on põnev olnud nagu avastada. Umbes 1,5 aastat tagasi siis kuulsin esimest korda juhtumist, kus inimene ütles, et ta on korraga nagu mitmes Zoomi kõnes. Et enam ei ole see, et sa nagu hüppad Zoomi kõnest Zoomi kõnesse, vaid sa oled paralleelselt mitmes Zoomi kõnes. Mis nagu ei ole tegelikult meie psüühile nagu multitaskimine sellise tasandil ei ole võimalik. Ja nüüd ma hiljuti hakkasin nagu mööda minnes inimestelt küsima ja see on ikka raju ja see ei ole kuskilt otsast tervislik ega aeglane, et sellel koroonal on ka omad teised. Omad kohupooled. Ja kindlasti on see mõjutanud nagu mingeid aspekte hästi, aga siis samal ajal on ka see pahupool olemas. Best of both worlds ja nagu siis öeldakse. ka see kodukontor näiteks on kindlasti väga nagu tore paljudes aspektides, aga jällegi sellel on omad pahupooled, et kui sa üldse ei käi
võib-olla ja sa kuidagi kapseldud ära võib-olla sinna koju näiteks, et ja seal on see risk ka, et on ju, et siis nagu see nii-öelda go zone ja no zone jäävad ära, mis ma ennem rääkisin. Sest sa oled kogu aeg ühes keskkonnas ja siis sa nagu vaheldumisi tunned süümepiinu, et sa ei tee tööd ja siis samal ajal oled, et aga ma nagu olen väsinud, et ma võtaks rahulikult ja siis sa seal lihtsalt oled vaheldumisi mõlemat, on ju, aga et mõistlik oleks, et nagu sa saad võtta selle keskendumise aja kuskil, see võib olla ka kodus, on ju, aga et sul on nagu see piiritletud rohkem, et see on praegune keskendumisaeg ja hetk ja et see nagu puhkamise hetk, et nad nagu oleks ikkagi eraldatud. See teema õnneks selles mõttes on juba vaikselt väga aktiivselt tegeletakse seda, ma töötan väga suures ettevõttes ja tegelikult suured ettevõtted juba sunnivad inimesi nii-öelda tagasi just selle samal põhjusel, et inimestele vaimses plaanis mõjub see nii halvasti. Ei olegi see, et sa pead siin käima sellepärast, et me karistame sind, vaid on aru saadud, et tegelikult see on absoluutselt nagu töö võimekuse suhtes on see nii ruineeriv, et inimesed ei saa enam kodudes hakkama ja vaimses plaanis on kõige keerulisem. Mis iseenesest siis tõestabki seda, et jällegi me oleme kuskil nagu tervise tähelepanu pole kunagi nii suur olnud, kui on praegu. Vaimse ja füüsilise samal ajal paralleelselt. Enne mul ikka väikse köhanohuga käisid ju kontoris ja tegelikult jäid siis kõik haigeks ja et selles mõttes mingi kasu on olnud sellest mõnes mõttes, aga ei, kindlasti ei ole kunagi nagu midagi sellist, et on ainult halvad asjad. Aga tahtsin siin, hakkame varsti küll siin õpetama, aga natukene küsida ka seda poolt, et väljakutsed üleüldse, et kui sa nüüd vaatad ka tagasi kogu seda teekonda, et ettevõtjana ja võib-olla podcasterina, üleüldse ettevõtmised, eks ole, et mis on sinu jaoks kõige suuremad väljakutsed olnud ja kuidas oled sa need ületanud ja kuidas on võib-olla aeglane siis ettevõtlus olnud sulle siis abiks ka, et nagu sellised isiklikud võib-olla, köögipoolsed võib-olla näited, midagi sellist. Jaa, no see teatav enesekindluse küsimus käis siit läbi, on ju, et kui ka minna nagu nii niši teemaga, et siis on olnud sellist kuidagi nagu kõhklust võib-olla rohkem, et ei julge nagu nii julgelt mingeid asju turundada ja kindlasti, kuna see on ka välja kasvanud siuksest missiooniprojektist, on ju, et see hinnastamise teema on ka kindlasti minu jaoks olnud hästi relevantne, sest et ma justkui mida nagu tuuakse ka hästi palju nagu äge on näha, et inimesed seda nagu kuidagi ise toovad esile, aga et seda, et ma nagu tõesti koolitan kirega ja missioonitundest ja nagu selle puhta nagu ma tahan, et kõik need koolitusel olijad saaksid nagu mõtestada enda jaoks neid asju, on ju, et hästi suure kirega seda teen, aga et ja justkui nagu hea tegeval eesmärgil, aga et siis seda ka hinnastada niimoodi, et see oleks minu suhtes jätkusuutlik, et see on nagu olnud teekond ja võib-olla siin jällegi, et see nagu step by step minek on olnud see vastus, on ju, et kindlasti ka see aeglane ettevõtlus ei soosi neid nagu kiireid nagu, või ta võib soosida, aga et see ei ole nagu eesmärk asju nagu kiirelt arendada, vaid pigem ongi see, et me mõtleme pikas plaanis ja et siis nagu liigume sammu haaval sinnapoole, et jah, et mida ma võib-olla veel olen teinud, et siis mul ongi nagu paar südame sihtrühma, kellele ma teen neid soodukaid, aga et laias laastus olen ikkagi nagu leidnud siukse okei taseme, kus ma tunnen, et praegusel hetkel minu nagu skillid, oskused ja see nagu, mis ma pakun, on vast tasakaalus. Muidugi see koolitusmaailm on niimoodi, et mõni küsib 100 eurot ja mõni küsib 4000 eurot, on ju, et see nagunii on siuke maailm, on ju, aga et mingid printsiibid enda jaoks jah, olen paika pannud ja see on kindlasti aidanud. Ja tulevikuplaanid, kas võid natukene rääkida, kas sul on juba midagi sellist võib-olla tulemas, mis sa tahaksid äkki kohe välja hõigata ja äkki on paar saladust, mis sa tahaksid mainida? Okei. Mõtleme, mis saladuse välja räägid nüüd.
no lühikeses vaates on see, et lihtsalt rahulikult siis eelkõige nüüd Liisa eest veetamisel teeb veel kosutusretkesid avalikult Tartu 2024 raames, nii et siis saab avalikult ka nagu iga eraisik tulla kogema, mida see tähendab. Et need on väga lahedad kogemused ja miks ma ütlesin, et Liisa eestvedamisel on see, et ma ise võtan paar kuud puhkust vähemalt ja siis jah, et see saladus võib siin olla see, et kui pilti siin ei näe, siis ma olen natukene kõhukas ja on lähikuudel beebit oodata, aga just, et päris ettevõte sellepärast hetkel ilmselt seisma ei jää ja siis ise vaatan, et mis hetkel ma jälle tellimusi ise täitma hakkan. Ja mis ma siis nagu tagasi tulles kindlasti tahaks rohkem fookusesse võtta, on just see üks-ühele nõustamised, et praegu kui magistrikraad oli ka omandamisel, siis ma nii palju seda ei turundanud, aga praegu tunnen küll, et tegelikult see üks-ühele inimeste abistamine on nagu jällegi nii võimas kogemus, et kuhu me saame siis jõuda, kui nende nagu indiviidipõhiselt tõesti süvitsi minna. Et seda suunda kindlasti tahaks arendada ja samamoodi, et kosutusretki tahaks rohkem ettevõtetele pakkuda. Et jah, need on võib-olla sellised põhilised asjad, mida tahaks arendada ja võib-olla jällegi lähtuvalt sellest aeglasest ettevõtlusest siit ei tulnud nagu, et ja ma nüüd tulen uue teenusega välja, vaid et ikkagi see suund on selles, et olemasolevaid süsteeme arendada ja teenuseid arendada ja et pakkuda juba seda, milles ma olen nagu korraga heaks saanud veel paremal ja paremal viisil. Mainisid korra seda Norra naist, kes tegeleb Slow Adventure'iga. Kas see on põhimõtteliselt sarnane kontseptsioon Eestis siis soovid siis seda, nagu ma saan aru, just ettevõtetele siis rohkem pakkuda või teed sa seda juba praegu ka? Ja mis Toril teeb, on siis jah, tal on nagu konkreetselt ettevõtjatele, kus ongi nagu erinevate ettevõtete juhid tulevad kokku ja siis matkatakse seal ja tehakse muid siukseid üsna struktuurivabalt, aga toredaid nagu võrgustuvaid tegevusi, millest osa on nagu sellised ka workshopid ehk siis natukene sarnane asi nagu kosutusretked, jah. Et mina hetkel niimoodi ei ole määratlenud, et pigem jah, et kui ma ütlen, et ma tahaks ettevõtetele teha, siis ma mõtlen just, et tiimid kokku tuua ja siis nad koos panna mõtlema nende teemade peale, et see on ka jällegi lahe näha, vaata, et kuidas tiimis koos jõutakse siis selle aruteluni, et tegelikult see on okei, kui me puhkame või kui me nagu üksteist hoiame või mis iganes on ju see konkreetsem fookus seal saab olla, et sellised arutelumatkad niimoodi minul läks küll igal juhul praegu pirn täiega põlema, sest ma ise töötan väga suures kollektiivis ja meil on väga suur teema sellega, et inimesed ei julge puhata, kuigi meie ülemused soosivad seda ja kogu aeg teevad sellega suurt tööd, et see on okei. Et korporatiivtasemel on see asi kõik jumalast õige, aga töötajad ise tunnevad ärevust selles ja ma näengi, et tiimiüritustena see on nagu nii vajalik, aga loomulikult selle jaoks peab olema ettevõttega väga normaalne. Ja, aga tore on neid näiteid järjest näha selles mõttes, et kuidas julgetakse avada ja kuidas siis nagu tekivad ka need nagu võib-olla töökorralduslikud lahendused seal, kui ongi kogu tiim koos, et kuigi ma teen ka koolitusi hästi kaasavalt, siis need jalutavad töötoad nii-öelda seal ta ikkagi need vestlused lähevad natukene nagu teistmoodi hüplema ja tulevad väga lahedad näited, nii et selles mõttes jah, julgelt soovitage tiimidele. Ja mina kindlasti, ma juba tean, ma töötan Ülemiste City's ka, see on siuke meka, kus inimesed ainult ootavad igale poole nagu. Piisab ainult lõunapausis kuskil oodata ja vaadata, siis sa saad aru, et vau, okei, et siin on mingi täiesti teine erinev linnak, kuhu tegelikult väga tihti tahaks minna, aga noh, nagu on nagu on. Aga suur tänu, Maret, et sa leidsid meile aega täna
sinuga oli ülimalt huvitav ja põnev vestelda. See teema muutub mu meelest aina olulisemaks meie jaoks. Nii et suur tänu taas kord ja järgmiste siis kuulamisteni meie kuulajatega. Ja mina sooviks ka hästi palju rõõmu ja väikseid hetki ja nende nautimist uue perelisaga. See saab olema kindlasti väga vahva ja mina võib-olla isegi ütleks, et ära siis kiirusta tagasi tulemisega. ja eks ta saab olema siuke nagu hästi jällegi oma tunnetuslik, et vaatame, et kuidas sellega on, aga kindlasti olen ka rõõmus selle üle, kui mees saab lapsega neid tähenduslikke hetki, nii et võib-olla vahepeal 1,5 tundi või 2 käia nõustamas või koolitamas on hoopis teistmoodi kõigile kasulik, on ju. Aga absoluutselt, et suuri eesmärke selles osas hetkel ei sõnasta, vaid kes soovib ühendust võtta, see võtab ja saab teada, kas olen valmis tellimusi täitma kohe või poole aasta pärast. Ja kus me sind leida võiks? Instagramis on lihtsalt rahulikult konto, kus saab kõige vist lihtsamalt tänapäeval, ma arvan. Ja aega on taskuhäälingu kanaleid saab ka vaadata samamoodi sotsiaalmeedias. Aga jah, et kui on huvi nagu personaalselt minuga, siis ikkagi lihtsalt rahulikult kontolt saab ilusti leida ja samamoodi koduleht on lihtsalt rahulikult.ee, nii et leiab sealt infot. Väga lihtne meelde kätte. Aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh teile, aitäh Mare.